Eesti oma muusikat tuleb au sees hoida. Vähemalt Kuldse plaadi 13 nominatsiooni seda juba 27 aastat järjest proovivad. Täna oli taas see päev, kui need teatavaks tehti. Kuldne plaat 2026 aasta raadiohitt on Espresso Macchiato, Tommy Cash. Kuna Tommy Cash ise kohal ei viibinud, siis käis tema eest kuldplaate vastu võtmas selleks spetsiaalselt loodud nukk. Tommy Cash sai veel tunnustatud 3 kategoorias: aasta autor internetis, siis aasta laul internetis. Tubli saagi kogus ka eelmise aasta uus ja tugev tulija Sadu. Tema kuldplaadid tulid aasta uustulnuka, aasta ansambli ja aasta albumi eest. Aasta naisartisti austava tiitli päris Elina Netšaeva. Pean tõdema, et seda oli tõesti nii väga vaja ja iga artist väärib tunnustust. See on nii oluline, et sellistel hetkedel, kui hakkad mõtlema, et kas see, mida ma teen, kas see on ikkagi nagu vajalik, kas see on õige tee, ja kui sel hetkel ja neid mõtteid siis mõlgutades sa saad kutse galale, no see tähendab, et õige tee on mul valitud. Ühele mehele Eesti popmuusikas oli see plaat juba 11. ja ta on endiselt Sadulas. See aasta on olnud minu jaoks väga tihe ja ülitöine aasta, sest mul on olnud minu töö juubeli tähistamine 30 aastat muusikat, siis nüüd ka Eurovisioonile sõit, ennem seda Eesti laul ja veel 1000 tundi stuudios istumist, nii et päris intensiivne aasta. Aasta meesartistiks kuulutati postuumselt Riho Sibul ja esitajaks Nublu ja piduliku gala lõpuks veel ühed kõige olulisemad tunnustused. Kaidi Kleini CV popmuusika vallas on väga kirju, erinevad tele- ja muusikasaated, dokumentaalfilmid, kirjutised ja palju muud. Milline aeg on Eesti popmuusikas praegu? Minu arvates on väga hästi ju selles mõttes, et uusi noori artiste tuleb peale ja ma üldse ei saa aru, millest sa räägid. Et ei ole midagi nii nutune. Aga veel. Daamid ja härrad, Kuldne plaat 2026 panus Eesti muusikasse. Mait Maltis! Panus Eesti popmuusikasse. Kuldset plaati antakse välja Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu kogutud faktiliste andmete alusel.